täna alustame oma teekonda spagetituuril. Mis on spagetituur? See on sisuliselt matkarada, mis jookseb mööda Itaalia ja Šveitsi piiri Monte Rosa mäestiku harja mööda. Ja selle raames on võimalik tõusta 10 kuni 18 mäe tippu, mis on kõrgemad kui 4000 meetrit. Meil on kavas tõusta 11 mäe tippu. Üks palav ilm on liustiku peal täna. Nii, siin ees on näha Breithorni, kõik tipud. Siis seal on Rocca et kogu see on ka traversina tehtav, aga meil kahjuks ei ole aega selle jaoks täna. Ehk siis see jääb järgmiseks korraks. Jou, ma just tekitasin selle augu. Ma kukkusin sisse siia ja täitsa nabani kohe. Õnneks meil oli köis pikalt väljas. Kurat, mul ikka veab. Ja see on kastal. Sinna lämmegi. See hari oli nagu mega hirmus, täiega järsk, põhimõtteliselt ühe jala laiune, et suht hea, et olud on. Aga nüüd me oleme tipus. Nii, tänane edasine teekond läheb siit alla ja homne läheb sealt, toon Liskami travers, sealt üle Tukk. Kus me oleme? Ferrino Highlab Camp. Siin testitakse Ferrino Highlab varustust. Õige! Tere hommikust, kus me lähme? Sinna poole. Sinna poole. Sinna mööda harja hakkame minema. Praegu on käidud 400 meetrit ja kõrgus on juba 4000. Itaalia poolel on enamus kõik pruunid mäed, ehk ilma lumeta alla 4000-sed. Välja arvatud seal see, mis on Gran Paradiso ja siin on Mont Blanc. Check this out, sealt tulime. Päris lahe oli. Aga filmida ei julgenud. Ja mingid algajad itaallased veits üritasid meile kivirahet tekitada. Siuke Mont Blanci surmakuluaarne kogemus oli natukene. Karjusime neile veits, siis nad lõpetasid ära. Mingi Liskami tipp. 4000 midagi meetrit. Jee! Sealt tulime. Läbi sai see mix climbing. Ta ei olnud raske, aga ta oli lihtsalt veits hirmus sellepärast, et lumi on juba sulanud, et natuke pudrune kivide vahel. See ongi mingi kassidega lased seal pudrulume ja kivide vahel, et ei olnud just meelis paikus olla. Aga hakkama saime. Nii tore on tuttavaid tippe näha. See on Nordend, see on Dufour, millega mul on isiklikult üks väike kana veel kitkuda. Siin on Zumsteinspitze. Ja siin on Signalkuppe. Selle otsas on Margarita hütt, kuhu me siis lähme homme ööbima. Kus me oleme, Kaarel? Dufour-Spitze ei ole, siin Liskam. Liskami idatipp peaks olema. Suht kõrge on. 4500.
nii, suur Liskomeid traavers tehtud. Nüüd on menüüs siin see üks must ja siis see tagumine valge. Palmenhorn. Suure jumala kujuga. Või mis iganes see on. Jeesus. Jesus Christ. Ma pöördun itaallaste poole. Ehitage Palmenhorni otsa hütt, sest ma ei viitsi alla kõndida. Siin üks on, aga siin ei ole nagu... Kelly ei rääkinud mulle sellest. Ma ei teadnud, et see on siin. Kell hakkab 2 saama juba ja me oleme ikka tõusus laines. Aga see on sellepärast, et siin piirkonnas need tipud on nii väikesed, et ühe tipu võtmine läheb pool tundi. Ja meil siis täna viimane tipp, Vincenti püramiid. Kui see tehtud saab, siis kohe alla hütti. Kella 3 pidi äike tulema, aga kuna tipp on mingi mõnisada meetrit, siis ei ole liigne risk seal kohe praegu ära käia. Pluss äiksepilvi veel ei paista. Kui paistma hakkavad, siis alla joostes me jõuame juba hütti peitu. Tere! Kuidas emotsioon on? Täiega lahe. See on kõige ägedam matkarada, mida ma kunagi üldse teinud olen. Kogu aeg on siuke, nii ilus, nii ilus, nii ilus. Tahaks kogu aeg pildistada. Kaarel ei luba, ta on pahane mu peale juba. Kuidas Kaarli tuju on? Kaarel on kogu aeg torssis, sellepärast, et tema jaoks on liiga vähe kive siin. Aga ma üritan tal ikka hoida seda tuju üleval. See on raske töö. Väike lõhelabürint veel vaja ületada enne hütti, mis on seal. Noh, said oma kivid nüüd. Guten Morgen. Guten Morgen. Tere hommikust. Täna on meil kaasas üks seltsiline Saksamaalt, kellel ei olnud köiskonnakaaslasi. Siis võtsime tema köide. Me tegime talle slingist julgestusööga, et ta saaks köies olla meiega. Wie geht's? Sehr gut. Jetzt geht's sehr gut. Okay. Meil väike paus. Moorist läheb, teeb kiirelt ühe Palmenhorni ja siis lähme sinna Cornonero. Täna on natuke tuulis. See on Ludwigshöhe tipp. Nüüd lähme sinna Parrutspitse. Mis on selle tipu nimi, kus me jälle oleme? Parrutspitse. Mont Blanc. Not Mont Blanc, Parrutspitse. Kaarel veits vinnab mind nagu lehma aastalt ära, sest mul on veits raske. Signal Coupe ja Rifugio Margherita. Nüüd me oleme Margherita hütis, hommik on käes, näod on paistes. See on Euroopa kõrgeim hoone, 4500 meetrit ja maja asubki mäe otsas. Ja
siis magasime siin 4500 meetri peal. Minul hakkas eile õhtul pea täiega valutama ja sõin peavalurohtu esimest korda elus Mägedis. Ja hakkame alla minema. Sai see linnuke kirja, et on Euroopa kõrgemas majas ööbitud ja pitsat tellitud. Nii, see valge kuppel seal on Zumsteinspitze, kuhu me praegu lähme. Ja tema taga on Dufour ja Nordend. Need 2 viimast kahjuks täna jäävad tegemata. Selleks on mitmeid põhjuseid. Esiteks on meil liiga lühike köis, et laskuda Dufourilt alla. Seal on vaja 40 meetrist köit, meil on 30. Ja teiseks me tegelikult oleme päris väsinud sellest mõttest juba, et ei ole mõtet minna bussima seda praegu, jääb teiseks korraks. Ei Kelly, hommikul esimene tipp, selle aasta viimane 4000, kuidas emotsioonid on? Ma ütleks, et see oli neist kõige raskem, sest ma ei maganud üldse hästi ja mul 0 energiat. Päris retsin see spagetituur. Aga jumala äge, ma täiega soovitan kõigile. Dufour, sinuga me veel kohtume. See kana ei jää kitkumata. Nii, selleks aastaks on meil kõik tipud tehtud. Nüüd suundume alla, tagasi Sermeti. Telli, kuidas sul tunne on nüüd siin all olla? Kuidagi nagu liiga palju hapnikku on nagu hästi kaua sooja käes seisnud, liiga palju hapnikku ka kõrve on. Raske on hingata ja liiga paks õhk on. Õhk on liiga paks. Spagetituur on üks kõige ägedam matk, mille ma kunagi läbi olen teinud. Siin nagu täiesti kirjeldamatult kaunid vaated ja see võimas tunne, et sa oledki 4 päeva järjest lihtsalt 4000 peal, püüad tippe, käid vahepeal korraks all magamas. Et selline täiesti metsik loodus ümberringi, kuhu iga inimene oma jalga panna ei saa. Ja see on lihtsalt võimas. Ma olen täiega tänulik, et ma sellise asja sain läbi teha, et mul on piisavad oskused ja piisav füüsiline vorm, et sellist asja läbida. Ja ma soovitan kõigile kord elus ka midagi sellist läbi teha.